Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Täna me räägime sellisest haigusest nagu tsöliaakia ja meiega jagavad sel teemal mõtteid ja annavad nõu Eesti tsöliaakia seltsi juhatuse esimees Aive Anson ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla gastroenteroloog ülemarst Küllike Palk. Tere tulemast! Tere tulemast! Palun selgitage natuke lähemalt, mida tsöliaakia kui haigus endast kujutab. Tsöliaakia ehk teise nimega gluteenenterapaatia on siis päriliku soodumusega krooniline haigus, mis siis avaldub eelkõige just nisu, rukist ja otra sisalduvate toitude söömisel. Ja selle haiguse tekitavad teraviljas olevad valgud, nagu nisus on see gluteen ja sealt on ka see nimi tulnud, gluteenenterapaatia. Odras on see hordeiin ja rukkis sekaliin. Ja tsöliaakia haigele põhjustavad need peensoole limaskesta hattude taandarengut kuni täiesti hattude kaoni välja. Ja just nimelt ainult need valgud. Kui see limaskest on kahjustunud, siis sealt ei hakka imenduma ka vajalikud toitained ja sealt tekivad erinevad vaegused ja ka hakkavad tekkima sümptomid. Ja kui levinud see haigus on? No ütleme, et teda viimasel ajal diagnoositakse suhteliselt sagedamini, sest tõenäoliselt on võimalus teda diagnoosida. Gastroskoopia koos peensoole-biopsiaga on kättesaadav, on olemas spetsiaalne sõelgriiningu test, transglutaminaas, mida me teeme sõeluuringuna, veretest väga lihtsasti teostatav, mingit patsiendile valu ega ebamugavust ei tekita ja annab meile väga täpselt vastuse. Kuid kindlasti on neid, kes veretestid osutuvad negatiivseks, aga kaebuste korral nendele tehakse ikkagi gastroskoopia, võetakse peensoolest tükikene, võimalus on teha ka geenitest, aga nagu me teame, et geen võib olla, aga haigus ei pruugi mitte 100% alati kõigil avalduda. Aga kas see on nüüd selline haigus, mida on hakatud viimasel ajal rohkem diagnoosima ja millele rohkem tähelepanu pöörama, et kui kas või vaadata nüüd toiduaineid, siis gluteenivabad toiduained on ju tegelikult kaupluse lettidele tulnud suhteliselt hiljuti ja sellest on nagu hakatud rääkima ka suhteliselt hiljuti, et kuidas siis varem sellega hakkama saadi? No ma ütleks, et see haigus ju tegelikult ei ole mingi hiljutine haigus. Et esimesed teadmised sellest haigusest pärinevad juba 1. sajandist Vana-Kreekast, aga haigus hakkas ja sai oma nime alles 2. maailmasõja ajal, siis kui oli nälg ja Hollandis olev lastearst märkas, et kui lapsed ei saa saiatooteid, siis nagu tsöliaakia haigete laste hulk nagu hakkas rangema ja kui elatustase paranes, siis neid jälle tekkis juurde ja sealt tal tekkiski mõte hakata seda uurima just nimelt seda põhjust ja seost teraviljaga. Aga ma arvaks ka, et me pöörame sellele praegu rohkem tähelepanu ja me teeme rohkem sõelteste. Et varem arvati, et me diagnoosime kõik need haiged ära juba lapseeas, aga nüüd on selge, et väga paljud saavad oma diagnoosiga täiskasvanu eas, sest sümptomid on väga mitmekesised, haigus võib avalduda väga erinevalt ja ka arsti juurde pöördumine on teinekord inimestel erinev. Mõni tuleb esimeste kaebuste korral, teinekord jääb D-diagnoosini on ikka suhteliselt pikk. Aga kas võib ka niimoodi olla, et see avaldub nii kergesti, et inimene tegelikult väga ei märkagi seda ja võib teravilja süüa ja tema elukvaliteet nagu märkimisväärselt sellest ei halvenegi? Mingi aeg kindlasti, sest et eks ole, need hatud ju kaovad ära aja jooksul ja just nimelt selle sama gluteeni kahjuliku toimega. Et mingi aeg ta võib elada ka päris hästi ja teinekord, kui ta on väga heal dieedil olnud, siis mõni patsient kindlasti ütleb, et ta võib süüa selle tükikese tordilõiku ja tal midagi ei juhtu. Aga
teine ütleb, et mitte ühtegi teragluteeni sisaldavat toitu tema tarbida ei saa, kohe on enesetunne väga halb. Nii et see on väga erinev. Aga kui nüüd on need hatud sooltest kadunud või see gluteen on siis oma kahjulikku mõju juba avaldanud, et kas sellest on võimalik ka kuidagi terveneda või taastada neid? Või on see selline pöördumatu protsess? Ei, see ongi kõige parem, et see ei ole pöördumatu protsess. Et kui inimene läheb korralikule dieedile, siis see kõik taastub. Ainult küsimus on ajas. Kellel taastub paari kuuga, kellel aastatega. Aga dieet peab olema väga korralik. Nii et kui need haiged diagnoositakse, siis nad kohe nõustatakse ka toitumise osas. Ja tavaliselt me soovitame alati ka astuda meie tsöliaakia seltsi, sest sealt saab palju infot ja kodulehekülg on ka väga mitmekesine ja annab väga head informatsiooni, sest uuel haigel, kes diagnoosi sai, see on väga suur elumuutus ja ka kallis muutus. Aga millega see tsöliaakia selts tegeleb, palju teil liikmeid on ja kuidas te oma liikmetele kasulik saate olla, Aive? Eesti tsöliaakia selts tegeleb tsöliaakia haigete huvikaitsega igal tasandil. Tegeleme tsöliaakia haigetega, nende peredega ja kõikide meie erinevate sihtgruppidega. Liikmeid on meil täna seltsis 205. Me osaleme seltsitöös oma peredega, sest ühe inimese haigus puudutab alati tervet peret. Ja me käime koos päris mitmeid kordi aastas. 2 korda aastas on infopäevad, üldkoosolekud, suvel suvelaager, talvel jõulupidu, lisaks veel spordiüritused. Meie liikmetele on erinevad koolitused, kokanduskoolitused on hästi populaarsed. Loengud infopäevadel, kust saab siis hästi vajalikku infot toiduainete kohta, arstide loenguid kuulame ja tegeleme kogu meie kogukonna, kogu tsöliaakia haigete huvikaitsega, et kõik tsöliaakia haiged saaksid meilt abi. Nagu juba öeldud, meil on hästi põhjalik koduleht, kust saab erinevat infot, lisaks Facebook, Instagram, infomaterjalid, mida me jagame ka paberkandjal. Lastele on meil lasteraamat, lastele haiguse toetamiseks. Kui te ütlete, et oma kodulehel, mis tõesti jätab hea mulje, et Euroopas hinnatakse selleks tsöliaakia esinemissageduseks 1–2% elanikkonnast ja teil on 205 liiget, et siis võiks neid olla ju sadu kordi rohkem, et see Eestis neid haigeid, kui palju siis peaks olema, et meil on üle 1 miljoni elaniku ja sellest 1–2% on ju 10 000 juba. Just, et üle maailma, nii ka Eestis on tsöliaakia väga tugevalt aladiagnoositud haigus. Ja viimastel andmetel doktor Krista Ressi doktoritöö toob välja laste tsöliaakia esinemissageduse Eesti kohta, mis on 3,14 juhtu 100 000 elanikkonna kohta, siis tegelikult oleme Eestis praegu olukorras, kus tsöliaakia haigete esmadiagnoose me ei tea. Praegu teeme koostööd Tervise Arengu Instituudiga, et ka me hakkaksime saama esmadiagnooside arvu teada, et saaksime tsöliaakia haigete huvikaitsega tõhusamalt tegeleda, riigiasutustega koostööd teha, et haigekassa saaks andmed, palju meid on. Et täna me ei tea tsöliaakia haigete arvu. Aga meie Eesti tsöliaakia selts tegeleb kõiki tsöliaakia haigete huvides. Loomulikult on tsöliaakia haiged ja nende pered meie seltsi oodatud meid toetama, sest mida rohkem meid on, seda kõvem on meie hääl ja seda tugevamad me oleme. Mis need peamised huvid on, mida vaja kaitsta on, et mulle tundub endale, et näiteks dieediga seotud küsimused ja toiduainete märgistuse ja kõige sellega
seotud küsimused võiks olla olulised, noh kas või see, et avalikel üritustel näiteks oleks gluteenivaba menüü saadaval ja muu sarnane, et kuidas sellega olukord täna Eestis on? Ja kuna meie haiguse eripära on see, et meie ainus ravim on range dieet, siis eelkõige on seotud meie huvikaitse toitumisega igal tasandil. Et meil oli juttu sellest, et haigus on aladiagnoositud, siis me teeme tihedat koostööd arstidega, tuletame endid meelde, et arstid näeksid, tunneksid ära tsöliaakia sümptomeid. Sest Eestis on tsöliaakia diagnoosimine veel rohkem aladiagnoositud kui mujal Euroopa riikides või teistes arenenud riikides. Teiseks toitlustusasutused, lastehaiglad, lasteasutused, koolid, lasteaiad. Tihti me läheme toitlustusasutustesse, kus pakutakse gluteenivaba menüüd. Ja me avaldame oma soovi, et palun gluteenivaba süüa, siis see võib olla menüüs kirjas, aga sageli teenindajad ei tea, mis on gluteeni taga. Nii et Eesti Tsöliaakia Selts pakub kõigile koolitusi, kõigile huvilistele, toitlustusasutustele. Lisaks lasteasutused, koolid, lasteaiad, lastelaagrid. Kuigi määruse järgselt peab lasteasutus tegema koostööd perega, siis me sageli näeme, et lasteasutus kas ei tea või ei taha teada menüüst ja oleme koostööd teinud, oleme pöördunud, et loodame, et ka määrus järgmisel aastal jõustub, mis annab siis suurema vastutuse ikkagi lasteasutusele. Kuidas see olukord kaupluselettidel on, et kas neile, kes nüüd ise endale süüa valmistavad, on neil lihtne leida sobivat menüüd? Olukord kaupluselettidel on aastatega paranenud, kuigi väga tihti inimesed ütlevad, et tulen Soomest, tulen Euroopast, miks siin on nii väike sortiment, et see on sellepärast, et meid on vähe. Kaupluselettidel on olemas elementaarsed toiduained ja neid leiab suuremate jaekettide, aga ka konsumite, kas tervisetoodete või tavatoodete riiulitelt. Leib, sai, makaronid, müsli, pasta, maiustused, et tuleb otsida ja käia ja esialgu on see väga raske, sellepärast, et ei pruugi üles leida, riiulirääkijaid ei pruugi olla, ei pruugi infot olla ja kui müsli on müslide juures, sai saia juures, siis läheb 4-5 korda kauem aega, kui leida üles gluteenivaba toode. Aga on ikkagi tänapäeval olemas ja on võimalik siis suurematest linnadest, väiksematest linnadest ja konsumid on ka ju siin alevites, kus siis on võimalik osta gluteenivabu toiduaineid. Dieedi pidamine ei ole selline lihtne asi, et olgu see siis kas kaalulangetuse eesmärgil või mõnel muul eesmärgil, see tundub pealtnäha, et mis see siis ikka ära ei ole, et mingit asja tohib süüa, mingit asja ei tohi, aga tegelikult inimene kipub olema ikka selline natukene emotsioonide ori ja nii-öelda mitte piisavalt tugeva iseloomuga ja ei suuda seda dieeti jälgida, et kuidas kas teil on mingeid häid nippe või soovitusi, et kuidas ikkagi inimene leiaks endas seda meelekindlust, et seda dieeti jälgida? Tuleb endale teadvustada, mida toob kaasa dieedi rikkumine. Dieedi rikkumine toob kaasa tervisehädad, soolehattude hävinemise, mis toob kaasa väga mitmeid erinevaid haiguseid. Loomulikult on uue dieedi omaksvõtt väga keeruline. Muutuvad toitumisharjumused, ei pruugi enam saada süüa oma lemmikroogasid ja kohanemisprotsess, eriti alguses, on raske.
Kõige raskem on alguses pakenditelt info lugemine, rääkimata sellest, et pakendil kiri on väikene, tuleb väga hoolega lugeda, et toiduaine ei sisaldaks nisu, rukist ja otra. Ja alguses tundub, et ongi lihtne, nisu, rukis, oder. Siis me teadvustame endale, et tegelikult on ka nisuliigid spelta või linnased, mis on odraga seotud. Siis tuleb mängu varjatud gluteen, sest me esmapilgul ei tule selle peale, et gluteeni sisaldavad ka pasteet, maiustused, vorstid, viinerid. Lisaks ristsaastumise oht, sest me saame eelistada vaid toiduaineid, millel on peal kiri gluteenivaba või lisagarantiina gluteenivaba kaubamärk. Teraviljatooted, millel ei ole peal märget gluteenivaba või gluteenivaba kaubamärki, ei ole meie toidulaual eelistatud, sest need võivad suure tõenäosusega olla tehases ristsaastunud. Aga kui suured need kogused peavad olema, et see tervisehäda põhjustaks, et ma saan aru, et üks äärmus on see, et süüa nisujahust küpsetatud mingisugust saiatoodet, et kus on seda siis väga palju, et nüüd te räägite juba ristsaastumisest, kus on tõenäoliselt mingid üliväikesed kogused või üliväike oht, et kui suured need gluteeni kogused või kui väikesed pigem võiks küsida niipidi võivad olla, et üldse häda põhjustaksid? Mõistet gluteenivaba me saame kasutada Euroopa Liidu seaduse järgi siis, kui toode ei sisalda mitte üle 20 milligrammi gluteeni. Tõepoolest me räägime väga rangest dieedist ja see kuni 20 milligrammi gluteeni tähendab siis õhus olevat tolmu. Nii et tegelikult dieet on ikkagi väga range ja väga väikesed kogused mõjuvad meie peensoolele hukatuslikult. Doktor Palk, kas tõesti asi on, ma saan aru, et üks asi on need standardid, mis ongi ja peavadki olema ranged, teine asi on nüüd see, et kas see tegelikult ka nüüd on reaalne oht tervisele, kui me räägime õhus lendlevatest osakestest, et tavaliselt ju igasuguste muude, olgu see siis viirus või mõni muu inimesele ohtlik asi, et see kontsentratsioon või kogus ikkagi määrab ka ära, et kui seda on ülivähe, siis see ei pruugi teha midagi halba, kuigi nii-öelda juriidikaga järgi ajades ei saa öelda, et 100% seda poleks. No ma arvan, et 100% on väga raske saavutada, et kindlasti ka gluteeniterapaatiat põdevad inimesed puutuvad selle gluteeniga kokku tavaelus, sest et päris isoleeritult elada nii, et sa üldse sellega kokku ei puutu. Juba ainuüksi poes käies, saialetist mööda minnes ja selliseid asju ja kohti, kui me räägime juba tolmust, on tegelikult igal pool. Et ütleme, mõistlikkuse piirides tuleb kõike teha. Ja kui ta on korralikult dieeti pidanud ja ta ei ole nagu ravile või dieedile, ütleme, allumatu haige ja ta jälgib seda, et ta gluteeni ei söö, ta käib regulaarselt arsti vastuvõtul, me kontrollime, analüüsid on korras, kõik mikroelemendid on omistatud, ta ei ole dieediga ka nagu väga libastunud, et ta on väga ühekülgse toidu peale jäänud, nagu me mõnikord näeme, et sellisel juhul ta võib täiesti täisväärtuslikku elada ja ta ei saa ühtegi haigust, ei tohiks ta saada sagedamini kui teised, kes ei ole gluteenivabal dieedil. Aga gluteeni süües jälle, seal on teistmoodi, et kui nad ikkagi dieeti ei pea, seal on ohud ikkagi tõsistele terviseprobleemidele, kaasa arvatud seal osteoporoos ja peensoolehaigused ja ühesõnaga igal juhul on soovitav pidada dieeti. Aga nüüd, kui jätta teraviljad menüüst välja, siis ilmselt ju teatud kasulikke toitained ka jääb puudu, et mis ohud sellega kaasnevad või kuidas neid asendada saaks? Üldiselt arstid ütlevad, et kui tsöliaakia haige on peensool taastunud ja ta sööb täisväärtuslikku toitu,
mis vastab toidupüramiidi nõuetele, siis toitainete puuduseid ei teki. Aga on ka teistsuguseid arvamusi, et kuna nisu, rukis ja oder on meile keelatud, siis puudu jääb aeg-ajalt B-grupi vitamiinidest ja kiudainetest, nii et eelistatult on ikkagi, et me iga päev jälgiksime oma menüüd, et me riisi, valge riisi asemel eelistaksime pruuni riisi, sööksime seemneid, erinevaid kiudainetega seotud toite, köögivilju, puuvilju ja igast toiduainegrupist midagi iga päev. Nii et selles mõttes seda hirmu ei ole, et nüüd peaks olulisel määral mingisuguseid toidulisandeid juurde tarbima, et saada siis, et kompenseerida seda teraviljast puudu jäänud toitainete osa. Ei, seda on alguses, kui haigus diagnoositakse, kindlasti perearstiga saab konsulteerida ja proovid teha, aga hiljem, kui sool on taastunud, siis elades täisväärtuslikku elu ja toitudes tasakaalustatult peaks saama kõik toitained oma söögist kätte. No me vist juba korduvalt rääkisime ka sellest, et see haigus on aladiagnoositud ja inimesed ei tunne seda ära ja võib-olla sageli ka perearstid ei tunne seda ära, et mis nõude annaksite nüüd, et milliste sümptomite või millises olukorras inimene peaks kahtlustama endal seda haigust ja mida ta siis tegema peaks, kuhu pöörduma, et ta saaks selle ära testida? Tsöliaakia on terves maailmas tõesti üks sagedamini õigeaegselt diagnoosimata krooniline haigus igas vanuses isikutel ja on välja toodud, et Euroopas on üks diagnoositud tsöliaakia juht 3-7 õigeaegselt diagnoosimata haigusjuhu kohta. Ja me näeme ka enda seltsis inimesi, kellel on aastakümneid tsöliaakia olnud diagnoosimata. Miks see nii on? Üheks põhjuseks on see, et tsöliaakiat võrreldakse kameeleoniga, sellise loomaga, kellel on mitu nägu, ka tsöliaakial on mitu nägu. See tähendab, sümptomid võivad olla väga-väga erinevad. Vahel räägitakse, et tsöliaakia sümptomiteks on kõhnumine, kõhulahtisus ja seedeprobleemid, et need võivad olla, aga probleemid võivad olla väga-väga erinevad ja tihti inimesed käivad aastakümneid teiste eriarstide juures. Sagedasemad sümptomid on rauavaegus, aneemia, liigeseprobleemid, allergiad, lisaks veel psühhiaatrilised probleemid ja arstid ei tule selle peale, et see võib olla seotud kroonilise autoimmuunhaigusega. Et üleskutse ongi kõikidele arstidele jälgida sümptomeid, et need võivad olla seotud kahjustunud peensoolega. Aga kui keeruline või kallis see tsöliaakia test on, et tegelikult sageli ju perearstid kardavad ka või ei taha üle diagnoosida ja päris mitmete selliste testide puhul nad tegelikult, olgu see siis rahalised põhjused või mingi muu, ei saada inimesi testi, et kas siis mitte üle koormata seda testimise süsteemi või lihtsalt pole selleks eelarvet, et kuidas tsöliaakia testidega lugu on, et kui kallid need on ja kui keerulised? Ma hinda praegu küll peast ei oska öelda, aga ta minu arust väga kallis ei ole. Kui ma nüüd räägin enda erialast ehk gastroenteroloogiast, siis ma arvan, et gastroenteroloogid tsöliaakiale enamasti alati mõtlevad ja see test tehakse ka suhteliselt lihtsalt ära. Et kui on aneemia, seedetrakti probleemid ja teised sümptomid, mis võiksid viidata tsöliaakiale, siis lihtsam on see test ära teha, kui pärast hakata mõtlema, et oleks võinud ju varem ära diagnoosida. Nii aga kui nüüd mõni haige näiteks kuuleb või mõni inimene kuulab meid või on lugenud selle kohta ja mõtleb, et oi, et ma tundsin siin ühe või teise sümptomi ära ja mul võiks küll see olla, see haigus ja läheb perearsti juurde ja ütleb, et ma kahtlustan endalt tsöliaakiat, et palun tehke test, siis kui suure tõenäosusega seda testidele ka tehakse?
see oleneb täpselt perearstist. Kui perearsti ja patsiendi kahtlused langevad ühte, siis perearst kindlasti teeb selle testi, aga kui perearst ikkagi tundub, et ta ei arva, et seal võiks olla tsöliaakiat ja patsiendil hinge ei anna rahu, siis on olemas ju alati ka selline võimalus, et ta teeb selle testi iseenda rahustuseks tasuliselt. Nii et selline variant tänapäeva meditsiinis on olemas. Aga perearstid on ka, ma arvan, aina paremini informeeritud ja aina rohkem teevad neid teste. Lisan siia juurde, et kindlasti ei tohi enne testimist pidada gluteenivaba dieeti. Sageli toitumisnõustajad ütlevad või soovitavad, et kui teil on seedeprobleemid, vaadake, katsetage välistamise metoodikat. Kui teil läheb paari kuu pärast tervis paremaks, seedehäired kaovad, gluteenivaba dieediga, siis ongi kõik hästi. Aga kui inimene tõesti on tsöliaakia haige ja lõpuks jõuab biopsiani, siis on tema peensoolehatud taastunud, sest ta on pidanud gluteenivaba dieeti, et see on väga-väga oluline. Et enne tsöliaakia diagnoosimist ei tohi pidada gluteenivaba dieeti. Õige diagnoos tuleb ainult välja siis, kui inimene on söönud gluteeni sisaldavaid toiduaineid. Kui ruttu see dieet mõju avaldab, et kui nüüd kellelgi on probleemid ja ta siis välistab gluteeni, kui ruttu seda efekti märgata on? Mõnel kiiremini ja mõnel aeglasemalt mingi kuu-paariga, mõni peab ikkagi aasta aega siin dieeti pidama, et tal läheks paremaks. See on väga individuaalne, aga antud juhul ma täiesti nõustun meie kaasrääkijaga, et dieeti enne testimist ja enne arsti juurde tulekut ei ole mõtet pidada. Me ei saa diagnoosi panna, kui meil teatud kriteeriumid ei ole täidetud ja need kriteeriumid on tegelikult meie jaoks suht mustvalgel kirjas. No siis ka väga kiireid tulemusi selle nii-öelda ise katsetamisega ei saa, kui see kuid või isegi rohkem aega võtab, et tegelikult see nii lihtne ei olegi seda välistamise meetodil ise ravida. Aga kordaks võib-olla lõpetuseks veel üle need sümptomid või need tunded või seisundid, mis inimestel on, mis juhul nad peaksid pöörduma kas siis perearsti või perearsti kaudu juba gastroenteroloogide poole, et ennast testida lasta, et mis need kõige levinumad märgid on? Tüüpilised tsöliaakia puhul kimbutavad inimest soolestikuprobleemid, kõhuvalu ja gaasid, krooniline või periooditi esinev kõhulahtisus, kõhnumine. Sageli aga otsivad inimesed arstilt abi muude probleemide pärast, näiteks jäävhammaste vabakahjustus, käitumishäired, depressioon, ravile halvasti alluv või allumatu rauavaegusaneemia, osteoporoos, neuroloogilised häired, puberteedi hilinemine, kasvupeetus lastel, günekoloogilised probleemid, haavandid suu limaskestal ja viimase Eesti tsöliaakia seltsis läbi viidud uuringu põhjal oli kõige sagedasemaks sümptomiks väsimus. Oli inimesi, kellel ei olnudki muid sümptomeid kui aastate pikkune väsimus. Ja muidugi ärevus, meeleolu kõikumine, mis tuli ka meie uuringust välja, mida tihtipeale ei osata soolehaigusega seostada. Ma kuulasin seda nimekirja ja ma mõtlesin, et ma peaks ka testima tulema, et tõenäoliselt on väga palju inimesi, kes vähemalt ühel nii-öelda ühte kasti linnukesi saaks teha, et kas või väsimus, et kes meist ei oleks aeg-ajalt väsinud või sellised rasked ajad, nagu praegu on, mõjutavad ka meeleolu, et doktor Palk, mis teie omalt poolt lisaksite, et mis need sellised kõige tõsisemad sümptomid on, mille korral te kindlasti soovitaksite testi teha? No eelkõige ikkagi seedetrakti probleemid, siis on asi juba tõsine, kui patsient meie juurde jõuab, see soolelimaskest on diagnoosimise hetkeks kindlasti kahjustunud. Ja teiseks aneemia on see, millega sageli jõutakse ja kus me sageli ka testime. Ja paljud teised juhtumid, mis meieni jõuavad, me teemegi lihtsalt screening testina. Kui on näiteks maksatalituse häired, mis võib ka esineda tsöliaakia haigetel, et samamoodi me screenime siis ka gluteenenteropaatia osas teinekord.
laste osas ma arvan, et siin lastearstid on suhteliselt tähelepanelikud ja kõikide puberteetide hilinemiste osas nad tõenäoliselt juba skriinivad neid haigeid ette, enne kui nad kunagi meieni jõuavad. Aga suur tänu, et jagasite kuulajatega olulist informatsiooni selle haiguse kohta, mis on nii laialt esinenud, aga ometi aladiagnoositud. Saadet juhtis Hando Sinisalu, aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.